Tere! Ma ei teagi, kuidas alustada. Jutt tuleb päris pikk. Tetraeder läbilõikes. Kunagi mul oli artikkel Viiviluik linnulennul ja siis ma mõtlesin, kuidas seda, see on nii sama teema, kuidas seda Ene Mihkelsoni linnulendu kirjeldada. Ja paar versiooni oli enne, kui ma taipasin, et see on ju Tetraeder läbilõikes. Ütleb seda sama, mis Viiviluik linnulennul. Ütleb sügavamaltki. Iseenesest sellest Tetraederist tuleb veel juttu, aga alguseks kommentaariks, et selle portreefotal, mis on tehtud ajaleht edasi rõdult. Tegelikult me tuvastame ka tetraedri, me tuvastame isegi 2 tetraedrit. Üks on eespool ja teine on tagapool või üks on teise sees. Ja see tagapool olev tetraeder, seal elab tänapäeval Indrek Hirv. Ja sellest tekkis mul täna hommikul poliitiline nali, aga see on tõesti lõõpimiseks ja selle ma jätan lõppu ja tõenäoliselt siis ei ole enam mahti seda nalja teha. Aga Enele meeldis ka lõõpida. Üks väike lõõp mul täna hommikul tekkis seoses nende 2 tetraedriga, Hirvega ja Mihkelsoniga. Eluloolist. Ene Mihkelson sündis 21. oktoobril 1944 Viljandimaal Imavere vallas Tamme küla talupidaja tütrena. Ta õppis Rägavere ja Karitsa 7-klassilistes koolides 1952–59, Rakvere internaatkoolis 1959–63, TRÜ ajaloo keeleteaduskonnas 63–68, mille lõpetas Eesti filoloogina. Töötas aastakese Võnnu keskkoolis õpetajana, seejärel 10 aastat Kirjandusmuuseumi käsikirjade osakonnas teadurina. Kohati ka lepingulisena TRÜ žurnalistika kateedris. Kirjanike liidu liige aastast 1979. Sessaadi kutseline kirjanik Tartus. Ta lahkus meie seast 2 aastat tagasi, 20. septembril. Selline lühilugu meenutab mulle Fehlmanni epigrammi Üks kui mõnigi teine, mida tuli kange tahtmine parafraseerida. Ükskord oli üks naine. Ta sündis, ei kosinud, suri. Enam me temast ei tea, aga see oli üks naine. Sest selle samaga tahaks ju kohe ka vastu vaielda. Inimese elu natuke võib tõesti olla vaid üks viiv, mida võib paari lausega kokku võtta. Aga mõnest neist siiski teame ja peame enam ja enamgi veel. Ja veel enam saame teada, mida enam me tema pärandiga tegeleme. Ja eeskätt just loominguga ja loomingu sisuga, sest ka Ene ise oli ju tegelikult biograafilise meetodi äge vastane. Vastandina sellele me Sire Kiini esitlusel siin alles äsja rääkisime. Biograafiline meetod on tõepoolest vaid abivahend tõlgendajale ja mitte iseväärtus ja mitte esimene asi, mille poole võiks kirjandusteadlane pöörduda. Aga ühte-teist sealt siis lihtsalt saab toetuseks. Mihkelsonil on mõned humoorikad eneseiroonilised luuletused, kus ta seob lüürilise mina tetraedri kujundiga. Ja mingil mõistatuslikul moel on ta ise seega tetraeder, võib-olla nagu hobusekoon või karune heinasaad Koplis. Kui me tema loomingulist geomeetriat kirjeldame, siis võimegi liikuda mööda tetraedri pinnalaotust, kuid selle kaudu saame aeg-ajalt heita pilke ka siseruumi sisse, läheneda nendele olulistele punktidele, kus see, mis pinnale välja kiirgab, algupäraselt lähtub. Nagu turmaliinist uste tagant, millest Ukumaasin kirjutas, paistab mõne nurga alt äkki välja nende taha varjunud Jumal. Ja kui inimesel on olnud jumalik elutöö, siis ei ole tema elu olnud tähtsusetu projekt, millest teised suurt midagi ei tea. Mida enamat me siis teame, pinnaliselt või pinnatult? Pinnalt siis esmalt jälle. No näiteks, et tema esimesed luuletused ilmusid ajalehes Tartu Riiklik Ülikool 1967, esimesed arvustused 1973, novell Gregor ilmus 80. aasta loomingus, 76. aasta loomingus ilmunud luuletuste retsensioonide eest sai Mihkelson ajakirja aastapreemia, kuid tema tsensuuritõrksa ja kindlate veenetega loomingu nähtavam tunnustamine algas siiski alles koos Eesti Vabariigi taassünniga, mis vabastas ta nõukogudeaegse võõristuse varjust. Seejärel saab temast 2-kordne Juhan Liivi luulemärsi omanik 1994 ja 1919 korda luuletsükli Eesti elu ja luuletuse ja ikka veel see tunne eest. Ta sai nii Kultuurkapitali aastapreemiad, romaanide Ahasveeruse uni ja Katkuaude eest kui ka Albu valla Anton Hansen Tammsaare nimelise preemia. 2006. aastal omistas Viini ülikool talle rahvusvaheliselt maineka Herderi auhinna,
millega pärjatakse Kesk- ja Ida-Euroopa kultuuritegelasi. Kuidas see idee Viini ülikooli rektoradis sugenes, selle kohta olen ma alles tagantjärele hakanud midagi aimama. Sellega käib kaasas ka uurija või tudengistipp, eks ole, ja selle tudengi, enne vedas siis selle tudengistipi kaasa meie Aija, kes oli aasta aega Viinis, samamoodi kui Jaan Kross sai Erderi preemia ja tudengistipp käis kaasas ja selle tudengistipiga vedas Jaan Kross kaasa Jaan Unduski. Nii et Jaan Unduski ei saanud Erderi preemiat, vaid see oli Jaan Krossi preemia, mida kasutas ka Jaan Unduski. Sageli kostab teistsuguseid hinnanguid. Luuletuskogu Torn 2010 motiivil anti talle Balti Assamblee kirjanduspreemia ning Tartu Kultuurkapitali Gustav Suitsu stipendium. Kirjanik on Valgetähe 4. klassi teenetemärgi kandja 2002 ja Tartu linna aukodanik 2013. 2015. aastal sai ta kultuuri riikliku elutööpreemia. Nii et teame küll temast rohkem. Samas kadunud Volli Kalm, olgu lumi talle kerge, nüüd võib seda meenutada, oli aktiivselt vastu, et Ene saaks Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhinna. Ja teda toetas nii mõnigi teine mees, kes tegeles ka kirjandusega. Nii ei saanudki Ene 50 lisaköidet mõtteloo sarja, mida Aaniasse kaasa tarida. Nii et Ene Mihkelsoni elu ei ole sünnist saadik olnud lihtne jalutuskäik. Kuigi ta on tammsaarelik eepiline süvajutustaja ja liivilik tundlik mõttelüürik, kes on Eesti kirjanduse ilmet jäädavalt muutnud, nagu ma olen kirjutanud. Tema 11 vabavärsilist luuletuskogu koos 3 valikkoguga ning kestev romaanitõus Matsi põhi, Kujukeset väljakut, Korter, Nime vaev, Ahasveerus uni ning Katkuaud on rajanud uue mihkelsonliku kõrgkirjanduse. See on nõudlik, tihedakoeline, täiuslikkuse tunnet taotlev sõnakunst, mille murraks on rahvus, tema isedus ja mälu. Jaan Krossi ja Mats Straadi epopeade järel sai Mihkelsonist nähtavalt Eesti kirjanduse juhtiv prosaist, kel mitmeid ühisjooni me teise suure naisautori Viivi Luigega. Tema süüviva sõnumi mõistmisel pakub tuge isikubibliograafiaga tõlgenduskogumik Päevad on laused, Ene Mihkelson. 2005 ilmus. Assotsiatiivse ja lõheneva teadvusevooluga meetodilt uuenduslik raske lugemine Ahasveerus uni valiti 2006. aastal kirjandusteadlaste ja kriitikute poolt uue Eesti kõige olulisemaks romaaniks, mis ajastu vaimu ehedalt tabab. Järjest enam on tema loomingut asutud tõlkima Soomes, Lätis, Saksamaal 3 punkti. Tema pärandi eest asus hoolitsema Ene Mihkelsoni selts, mis asutati parima sõbra ning pärija Marju Lauristiini energial 18. mail 2018 Tartus. Seltsil, teritage kõrvu, on ka oma uurijastipendiumid, mida igaüks võib taotleda, kes kirjandust vähegi uurida mõistab. Kasu Mihkelsonile, kasu teile. Nii, nüüd lähme loomeloo juurde rohkem. Luulest kõigepealt. Tihti tsiteeritakse minust endast alustades, Mihkelsonist kõneldes teda raskuse luuletust kogust selle talve laused. Minult on küsitud, kas ma saan keerulisemalt ja ma olen öelnud, et ma ei saa keerulisemalt, kui keeruline on ja lihtsama, põhjused on need samad. Esimestes luulekogudes selle talve laused, 78 ringi ja 4 nurk, 79 algolekut, 80, on Mihkelsoni luule suuresti isikukeskne, lüürilise mina süvakihid avanevad järk-järgult. Kuna esimene luuletuskogu sai ilmuda alles 11 aastat pärast debüteerimist, siis olid need kohe alguses saadik küpsed kogud, debütandi põlv oli ammu enne kaante vahele jõudmist läbi põetud. Sageli neid väga kuulsaid debüütkogusid 60. aastatest ja hiljem, mis on meie kultuuriloos ja kirjandusloos väga kinnistunud, kui neid tegelikult uuesti üle lugeda, siis võid ahastada omad peast kinni hoida, kuigi diletantlikud need tegelikult on. Müüt on suurem kui need tekstid, Mihkelsoniga seda fenomeeni ei juhtu, lugama teile. Et nagu Zeus tõstis Ateena peast välja, koos täis sõjariistuse targa küpse naisena, nagu ta oli, nii ka Mihkelsoni kogud on nagu Zeusi peast välja tõstetud täis sõjarelvis hopliidid Ateena. Alguses saadik küpsed, ei ole kobamist. Silvia Nagelmaa, kellele ma siin selles referaadis toetun, lihtsalt respektist tema vastu, sest ta on väga hea töö teinud. Mihkelsoni kolleeg Kirjandusmuuseumist refereerib tema loomelugu Eesti kirjanike leksikonis 2000 väga täpselt. Ja just nende sõnadega, milleni ka hilisem retseptsioon on lõpuks välja jõudnud, sageli võib-olla isegi Mihkelsoni vihjeid kasutades. Ja nüüd mulle tundub, et see
Nagelmaa profiil on enda poolt autoriseeritud. Kuigi ta tihti kinnitas, et tema tõlgendustesse ei sekku, aga vahel siiski ta sõbralike nõuannetega osales, kui tal seda otse paluti. Ja Nagelmaa võtab ju täpselt kokku, et tema peamised sisulised märksõnad on aeg, ajavool läbi inimese, mäluaja mineviku lahutamatus olevikust, seotus minevikuga ja edasimineku sund kujundavad ringi, mille juurde ikka uuesti ja uuelt kogemusastmetelt tagasi pöördutakse. Kogu tuhased tiivad 82 avab ligemalt Mihkelsoni loomingut toitnud süvaoovusi, mis seni jäänud mitmel põhjusel varju. Ajad ja olud hakkavad avanema samal aastal loomingus esitrükina ilmunud romaanis Matsi põhi ning selginevad järk-järgult üha enam luuletuskogudes Igiliikuja 85, Tulek on su saatus 87, Elujoonis 89. Lubamata unustada, et kõik eelnenu on veel painavalt tänases. Ka kogudes võimalus õunast loobuda 1990, Kirjanike Liidu aastapreemia, Hüüd ja hääl 1993, Eesti raamatupreemia, Eesti kirjanduse aastapreemia ja Pidevus neelab üht nuga 1997. Kogudes on palju kordusmotiive, mis on iga kord asetatud uude konteksti, esinedes kord vihjamisi, siis intensiivsemalt ja üldistavamalt, hilisemal ajal ka napi varjatud huumoriga, andes isiklikule elufaktile taas uue ja avarama tähenduse. Tähendusrikkust lisavad ka allusioonid varasemale Eesti kirjandusele ja rahvaloomingule. Vormis on Mihkelson truuks jäänud vabaversile, mille eurütmi on järk-järgult suurenenud, väljenduslaadid on tema lüürilise ja eepilise alge peaaegu märkamatu ja viljakas sümbioos, kujundite rohke liikumine seoselt seosele. See on referaadi lõpp. See on tohutult hea referaat. Täpselt kasutab kõiki neid samu sõnu, millele me oleme tagantjärele jõudnud. Ja juba aastal 2000. Lugege see üle, vaadake. Seega mulle tundub, et Nagelmaa tehtud portree on üldse parimaid portreesid selles leksikonis, kindlasti autoritruumaid ja adekvaatsemaid. Nii. Mihkelsoni luule ja proosa ehk seotud ja sidumata kõne on väga lähedased, poetikalt tihedasti läbi põimunud. Nagu Viivi Luige romaanides mõjub ka Mihkelsoni tihkeks vormitud stiil vahel päris seotud kõnena ehk proosasse ülekantud vabaversina. Ja ühtlasi vastu oksa. Tema luuletusedki jätavad tihti mulje värssidesse murtud mõtlikust, aforistlikust proosakõnest. Ma tegin oma sisesiirde artiklis minu meelest õnnestunud katse, kus näitasin, et tema proosalõigust võib nii-öelda entereid sisestades teha vahel ruttu vabavärsilise luuletuse ja vastupidi entereid tühistades üle minna seotud kõnelt sidumata kõnele ehk lüürilisele proosatekstile. Ja siis, kui sa selle proosateksti oled siis ära hakkinud, siis sellest võib teha niisuguse pikkvärsilise, tüüpilisema enne Mihkelsoni luuletuse, aga ka sinna võid uusi entereid taguda ja saad lühivärsilise luuletuse sellest, nii et tekib 3 erinevat tekstitüüpi, sama sisuga tekst, aga hoopis üks on nagu rohkem seotud kõne ja teine rohkem sidumata kõne ja me saame sellise 3 tekstilaadi niisuguse dialoogilise kontrapunkti. Ka väga huvitav. Nii et Mihkelsoni fraasid ei ole lodevad, vaid mõtte ja sõnajõul tihendatud. Tema fraasilembus võib kohati meenutada Arvo Pärdi Tintinabuli meetodit, mis väärtustab üksikuid noote ja fraase nagu iga üksikut lille ja rohuliiblet aasal. Tema proosa ja luule kogu nende erinevuses on sisemiselt lähedane kooslus, kus eepilist dramaatilised motiivid ja lüürilised võtted võivad sujuvalt üksteise väljadel üle kanduda. Sügavusi loodiv, samas seoserikkalt hargnev, mitmetähenduslik ehk luulepärane sisevaatepunkt on peamisi põhjusi, miks kirjaniku luuletuste või romaanide sõnum tundub vahel kättesaamatu. Sellega on kärsitud lugejal kindlasti raske suhelda, sest valida tuleb viibiv režiim koos pilgu pideva tagasipööramisega. Niisugust ühesuunalist läbivad vektorit ei ole võimalik ette kujutada Mihkelsoni lugedes. Pidevalt pead siis järelkonstrueerima ja tagasi pöörduma, et saaks edasi minna. Seda enam pakub rahuldust, kui tasapisi siiski saavutatakse kaasaloov kontakt, et enda aegamisi avaneva teksti meelevalda usaldada. Ega ei ole ju kellelgi kerget pähklit ka filosoofi ja tuumafüüsiku Madis Kõivu tekstid, kes ütles nimevaeva kohta või kirjutas nimevaeva kohta, et ta loeb seda raamatut kui, tsiteerin, ümberrivistatud poeemi või luuletuskogu, tsitaadi lõpp, mille kohta ta, uus tsitaat, esialgsete muljete meelte segaduses arvas, et on selle hoopistükkis ise kirjutanud.
Kuigi ma arvan, et Kõiv hindab end pisut üle, sest et luuletaja ta ju ei olnud siiski. Aga ta kirjutas muidugi ägedat proosapäraseid draamatekste lisab. Aga eks igaühe jää ka võimalus õunast loobuda, nagu kõlab üks luuletaja vabanemisaegse kogu pealkiri. Kui ikka ei saa jagu, siis loe midagi muud. Mulle on endale võib-olla see on rohkem minu isiklik huvipunkt, endale rohkem huvi pakkunud Michelsoni poeetikaalane uuendus, niisugune innovatsioon poeetika teaduse seisukohast, mida nimetasin sisesiirdeks, kus siire ehk Anjamani efekt ei murdu mitte järgnevate värsside vahel, vaid hoopis ühe luulerea sees. Muidugi järgnevate värsside vahel murdumisi on tal küll ja küll, selle puudust tal ei ole, aga nüüd on siis ka värsi sees võib tekkida siirde efekt. Ja see sarnaneb tseugmavõttele, kus üks sõna, enamasti verb, aga mitte tingimata esineb kahes positsioonis korraga, kannab ühes väljenduses kahte öeldisfraasi korraga. Näiteks ühelt teiselt autorilt üks tsitaat. Laulugi lõime ja puid kuuri all kirvega käes. Või Peeter Jakobsoni vastlalaulust õhtuks ubaleemeke saab ja seajalgu. Tähendab, ubaleemeke saab valmis, aga meie saame seajalgu süüa. Kaks erinevat saamist. Välismaistes leksikonides näiteks tüüplause. Mr. Pickwick took his hat and his leave. Et võttis oma mütsi ja võttis oma lahkumise. Või ma ei tea, eesti keelde panduna, ma ei tea, härra M võttis eile pangast laenu ja naise. Midagi taolist. Nii. Et ka Michelsoni sisesiirde juures on üks sõna laetud kahe sõna energiaga, nagu tseugma, osaleb korraga nii vasakule kui ka paremale poole. Näiteks siin on siis selles teksti näites siis fraas igal hetkel kõigepealt, et tähistused on minult muidugi, esiteks, mis tuleb alles leida igal hetkel. Või kuidas me, ja need kaldkriipsud on ka minult muidugi, fraseerimised. See konkureerib lausega igal hetkel põhjakivid mind valvavad ja kutsuvad. Mis mõttes kummale poole see igal hetkel siis töötab, eks ole, ta töötab tegelikult mõlemale poole ja tekitab siis ka kolmanda efekti, et need kuuluvad kokku. Või fraas sealt põhjast. Kui tekib tõrge sealt põhjast, on dialoogis versiooniga sealt põhjast keegi leiab mind. Kuidas see sealt põhjast siis töötab, kummale poole. Nii et kahe ühiku asemel saame koguni 3. 2 eraldi ja kolmandaks koostoimelise ühiku. Nii algab poeetika, kus ühest asjast tehakse miski, mis hakkab justkui lõpmatult paljunema. Seda räägib ka Lotman. Aga võib-olla see teid väga ei huvita, aga mind on selline uuendus väga huvitanud. Kahjuks Ene sellest asjast hakkab ise tasapisi loobuma. Ja see loobumine toimub niimoodi, et ta need kahemõttelisused hakkab tühistab selle võttega, et ta paneb sinna värsi sisse siis suur tähti. Ja suur täht alustab selgelt järgmist fraasi ja ei haaku enam varasema fraasiga. Ja siis need sellised sisesiirded lähevad kaduma. Ja siin selles näiteluuletuses on ka juba üks suurtäheline sõna mind sees. Ja see ei ole enam nii dialoogiline. Siis kui sa suur tähe ära paned, siis sa ütleme ambivalentsuse siis ühetähenduslikkuse kasuks siis tühistad. Nii et tornist me sel põhjusel enam sisesiiret või seda tseogasiiret üldjuhul ei tuvasta, vaatasin järele. Me oleme siin proosa juures. Nii, proosast ka mõnda ülevaatlikku, mida me 2 päeva jooksul nüüd süveneda siis katsume. Ja nüüd on mul vähemasti pool aega veel vaja, kas mul on selleks aega? Siis on küll. Normaalne ettekanne, 15 minutit. 3 Michelsoni on Eesti kirjandusele palju head teinud. Esiteks oma kallist naist Lidušat jumaldanud Eduard Michelson. Teiseks Tuglase varjunime all tegutsenud Friedebert Michelson. 3. postmodernismi ennetav süvakirjanik Ene Michelson. Noomen on mõnikord oomen. Eks alustas noor Eesti filoloog Michelson oma kirjutajateed just nimelt Tukla nime võtnud nimekaimu uurijana,
kuni võttis seejärel ise üle algupärase autori rolli, muutudes oma elu lõpuperioodil Eesti kirjanduse juhtivaks prosaistiks, mida ma ütlen vist juba 3. korda täna. Ene Mihkelson, olen teda ulakalt võrrelnud karuse vanapagana tütrega põrgu põhjalt, ei ole lihtne lugemine, sest elu, inimesed ja ajad on tema silmis keerulised. Meie tunded, mõtted, suhted moodustavad läbipõimunud pingevälju, kus leidub nii kirkamaid kui ka hämaramaid laike, ikka mitme keeruga ja tihti lahenduseta. Mihkelson on inimese mõistatusliku sisesuse, hingeliste intensiivsuste kujutaja, ajakirjanik, suure tähega ja sidekriipsukesega. Võta neid määratlusliku definitsioone. Sest vähem kui kindla kuju võtnud tegelased või vastuseni jõudnud küsimused paistavad teda huvitavad inimeste sisemised ja vastastikused intensiivsused, nende põhiseaste tabamine ning avamine, suhtemustrite koondumised või lagunemised, hajuvad piirid ja üleminekud, kokkupõrked, nende ühtesulamised, kordumised või moondumised. Pidevus neelab üht nuga ja nii kõlab tema vahel hüüdja hääle hilisema luuletuskogu pealkiri. Pidevus ehk aeg kestab, et nuga selles kestmises lõikab iga neeluga uuesti ja teisiti, lõikab igas uues olukorras ja kontekstis uuesti. Nagu Nagelamaga ütles, et ühte sama sisu asetab Mihkelson erinevates kontekstidesse ja siis on see kõik uus asi. Mihkelson ja tema sisekaevad jutustajaminad käivad küsitavustele alatasa pinda. Juba enne neile sõnalise kuju leidmist ehk ureledeski tuuseldab ta oma mõtteobjekte ja subjekte nagu mölder jahukotte, pärija vastukarva, aga enamasti läbinähtava mustvalge hinnanguta. See on selline visalt ründav laad, teemadele metoodiliselt peale käiv laad, kuni põhjad on käes. Ja kõiki põhji muidugi ei saa kätte. Mõnes mõttes loob ta kogu oma elu ainult ühtsama teksti, nagu Penelope oma lõputud vaipa kudus, ühte ja sama mustrit aina ümber lõimides. Võime seda ka unetult rända vahasveeruse saatuseks pidada, mis on ikka rahutuid loojahingi juhtinud. Mihkelson kord sulgub ja siis väljub oma kaitsetornist, kõneleb vahel leidlaps Kaspar Hauseri moodi, raskesti tõlgitavat autistlikku omakeelt, õilsamana enda vahetust ümbrusest, vahel aga peab ühiskonnaga teravat, väga selgesõnalist dialoogi. Selge ja hämarapärane pööratakse ühte patta segamini nagu pulgipuder, et tulemust ei ole enam võimalik algosadeks lahutada. Mõnda võib see ärritada, kui ka loetule pidevalt pihta ei saa, teistele aga mõnus tunduda, kui omaenda mõtted hakkavad viimaks riimuma. No, võib pisut mängida ka selle kalambuuriga, et on olemas mõnutekst ja naudingutekst, ja Mihkelsoni tekst kindlasti ei ole mõnulemiseks loodud, vaid Mihkelsoni tekst on mõeldud naudinguks. Ene Mihkelsoni kõige keerulisemaks saavutuseks võib pidada suurromaani Ahasveeru suni. Teost iseloomustab vastandlik ja pingeline, vaheldava vaatepunktiga, mitmeks lõhenenud teadvuse kahekõne ja siirtkõne iseendaga. No üks võimalik tõlgendusskeem on siin, aga see on ainult üks võimalik. See on nii, nagu mulle on tundunud. Kuid see ei ole plahvatav skisokirjandus, kus ühele poole lendab popi ja teisele poole lendab uhuu, vaid sellel on tugev lahknevaid poolusi integreeriv vaim, et selle maja emand või selle maja isand emand ei ole kunagi oma hingekodust lahkunud, vaid suudab selle asja siis kindlates piirides või ühes toas hoida kogu selle lahknevuse. Selgete piirideta sisehääled selles ruumis peavad lakkamatult mono- ja polüloogi, vahel sedavõrd mõistatuslikult, et jääb lahtiseks, kas kõneldakse kellegi teisega või siiski iseenda mitme minaga. Žužee keerleb pihustunud teadvuse üliintensiivse hamletliku tõepüüu ehk reedetud ja hukatud isa otsimise ümber, nagu Hamletil. Just kui James Joyce'i või William Faulkneri voogavat teadvusevoolu kulgu oleks omakorda rikastatud Fernando Pessoa samaaegsete subjektide neljakordse paralleelismiga. Võib väita, et tegemist on uuendusega maailmakirjanduses, kui vaid välisilm sellest ükskord aimu saaks. Ja see on ka meie missioon, et nad sellest ükskord aimu saaksid. Et ka järgmine nii-öelda metsavenna romaan, nagu Mihkelsoni teostele vahel pinnapealselt viidatakse, Katkuaud, jätkab visakaevumist rahvusliku genotsiidi Pandora laekasse. Nagu ta on ütelnud ühes oma varajases luuletuses, millele jäi peale tsensori näpp,
ja see kohe ei saanud ilmuda. Huvitavad teda väga iroonilis-sarkastilised paradoksid, kus, tsiteerin, reetja ja reedetu on koos ühisel raiepakul. Võrreldes eelmise romaaniga iseloomustab uuemat versiooni Katku Auda aga rohkem lugejasõbralik monoloog ja sellega ka suurem tõlkepotentsiaal. Nii et Rutto Hauda ilmus Soomes 11. aastal ja samasugust mõtet auvad ka sakslased, ega nad ei ole tulemuseni veel jõudnud. Ei ole, aga loodame, et jõuavad. Kusjuures põhjanaabrid avaldasid 5 aastat tagasi ka luuleraamatu Torni ja lätlased ka. Ja, just. Kuigi Mihkelsoni 3 debüütromaani ei ole üksteise nähtavad järjed, tundub nende vereringe suuresti ühine. Kõik nad sisaldavad lugejale muljet, justkui krigiseks verine liiv jutustaja naha ja liha vahel. See on ka Mihkelsoni tsitaat. See ei ole kaugeltki harmoonia ihalus, vaid karmivõitu protestikirjandus, kust altkulmu kirjeldatakse tegelaste elupüüdluste mahasurumist vähepakkuvates oludes. Sellised ajad ja sellised inimesed olid kord täiesti olemas, kuid kui väga ununema see tänaseks juba kipub. Kas ei ole siiski tähtis, et möödunu tegelik tuum, selle ehe kogemus on kuskil tallel ja kas või tinglikultki tagantjärele ligipääsetav? Või selle psühholoogiline tuum on ligipääsetav, kui ka ajalugu muutub plakatiks. See päris kunagine sisemine ajalugu on tegelikult nende teoste kaudu ju kättesaadav ja jääb lõpuni kättesaadavaks siis meie kultuuris. Mis on siis tema proosa alguse sisuks? Esmalt minu nägemus tähendab. Põlisjuurtega suguvõsa on katastroofides laastatud, käib alla, muutub rämedaks ja kurjaks, ega suuda täita oma ülesannet. Karuse ja sajatava pärssiva talupere nurisaga matsipõhi. Kas ei tundu see jalust maha niidetud matsisoo kõige troostitum vurlestumise vorm, kui katsuda teost järeltamsaarelikult lugeda? Aga vahest ei ole tarvis, sest Mihkelson ajab ikkagi täiesti oma traditsioonist üsna sõltumatut rida. Seejärel eelmisega küllap sarnase matsipere järeltulija on lähedaste poolt taas hüljatud ja nihkub tasahaaval koguni võimukate kujukummardajate usku. Jutumärkides stalinistlik-leninistlik kuju keset väljakut. Internaadi elu ohvrid harjutati maast madalast ära ajupesu ja rivitrilli ehk pedagoogilise poeemiga, kuni paljud neist, nagu ka peategelane Anna, võtsid grammi tihus viimaks omaks isiksust moondavat kommunaalelu klišeed. Viimaks, materialistlik dogma, et teadvus on argiolude otsene peegeldus ja inimesed ei enamat kui Denis Diderot aistivad klaverid, nii et vajutad klahvile ja tema teeb kohe häält, nii nagu ette nähtud, leiab oma dialektilise eituse maskeeritud süsteemikriitikas korter, mille varjatud sümboltasand heidab väljakutse olmekirjanduse triviaalsele mõistele. Sellist olmekirjandust lõi ka Viivi Luik oma kogus Rängast rõõmust ja mujal, mis tõusis sümboltasandile üles ja muutus suureks sõnakunstiks. Sotsialistlik nihilism ehk olematus vaim hingab läbi korteri igast praost ja luurab salaja tema elanike järele, pleegitades ära isegi põlisvaenlaste nagu natsionalistide või teisalt poliitrukkide ürgse vaenu. Lõpuks üks ühismajand puha. Koos elanikke sunnitakse omandama uut hingelaadi, mis lõhestab ja pihustab nende endist isedust. Korter kerkib raskesti tabatava ja labürintliku inimteadvuse psüühikasse ülekantud maailma võrdpildiks. Mihkelsonilikuks vastulauseks luitunud loosungeile ja plagudele sai keerukalt läbi komponeeritud vihjeline sõnakunst. Kuid poliitikaks tema sügavam põhiküsimus jääb ikka alati samaks. Mis mõte on ülepea elul siin maa peal, ükskõik millisel ajal või oludes? Sest isegi kui me vastust ei tea, on tähtis oma põhjade üle alatasa juurelda, et end püsivama mõõtmega siduda. Võib tõdeda, et Mihkelsoniga käib kaasas püsiv tegelaste komplekt, mis peegeldub ja vajadusel kõverpeegeldub teosest teosesse erinevate variatsioonidega. Näiteks kohmakas ja tõrges laps, kelle tuim keha moondus iseloomuks nagu Annal, mehe vastu reetlik ja lapsest võõrduv ema, metsas hukkunud bandiidist isa, kelle vari muudab tütre sotsiaalseks paariaks, kalktädi või järsk vanaema, kui tükati asendusemad, armastusväärsuseta lähi- ja poolsugulased või palju eluahnemad kaaslased, karistav ja ärakulutav vastik režiim oma kontrollivate täidesaatjatega. Ja need varjukujud ei kao ju ka uutes oludes.
Sageli me hea meelega mõtlesime, et ja panime kõiksugused patud öelda Nõukogude režiimi kaela ja pärast avastasime, et väga paljudki asjad sellest, mida me enne harisime hea meelega ühte varna riputama, elavad suurepäraselt edasi ka uutes oludes. Ja neil ei ole sugugi NSV Liidu märki küljes. Õnnetu, rõõmutu, nägelev mudelkeskkond, literatuurse idülli vastand, mis tõrjub tundlikke ja mõtlikke ehk iseärakuid. Kui mõnikord võib isegi tunduda, et pole hullu, aga kalduvalt siiski nagu läägelt lõhnav sissetambitud siloauk, ka sellised karmid hinnangud ei ole autorile võõrad. Nummerdatud ühiskodanike vorbiti karjade kaupa ja kes ajas sõrad vastu, langes kollektiivse põlguse alla. Kuigi juhtus muidugi ka ristjoksa, vastuaega omandas vaikiva prestiisi. Rutiini näiliselt neutraalse kirjelduse varjus ilmeb sügav häiritus, eksistentsiaalne ahistus ja trauma, abitus ning jõuetus, rahuldamata passiivagressiivsus. Tänavanimede taastamise vaeva ei osanud sel ajal veel keegi ennustada, kuigi kaunis unistus sisustas rahvaluulet. Ajastukohase mõttelaadi nägemine ja väljendamine, ajajärgu sisetaju muster avaneb küllap kõige paremini mitmevaatepunktilises kohati raevukaski põhjade läbikündmises. Ega talupoeki adra taga vilet lasknud, kogu tema vaim ja keha oli täiesti rakkes. Nõnda ka intensiivsust ja kirjanik. Ajutormilise tunde- ja mõttetöö põhjalikkus, aus tõeõiglus, lihtsustavatest hinnangutest ülekasvav detailne kirjeldustäpsus, kriitiline radikaalsus huvitab seda tarka ja tugevat naist. Ja siis ei ole parata, kui lõpuni kaevuv minajutustaja avastab, et matsipõhi elik põhjatõrs ei osutugi loodetud paopaigaks, kuhu saaks end puhkama sättida ja pesa rajada. Karta on, et vastupidi, sest läheneja peletatakse hoopis eemale, võib-olla lootusetultki üksikuks ja kodutuks. Tsiteerin fraase nagu siseaja kaotamine, verekella seisatamise hirm, imeliku süü ja häbitunde endast välja kaevamine. Hävitatud olnu asemel ähvardab voolata kasutu, surnud ja elamata aeg, mis paistetab üles, kuni lendab lõhki ning ühest emaga ajanimi inimene ise. Aga kui mitte teisiti, siis võib-olla õnnestub unenäost üles leida narmendava rihmaga ajanäitaja, tundugu see kas või varastatud, isegi mõrtsukalik soovunelm, õnnestub seega midagi tõsikindlat siiski taastada ja mingisugune ajapidevus taas üles leida, et sellega oma subjekti toetada. Inimene loodab ja igatseb üle oma võimetegi, selles ka väljendamata Jumalat ettemääratust tajudes. Sünniaeg oli õige, kui ka see aeg õige ei olnud, kuhu ma sündisin, ütleb Matsi Põhja minajutustaja Mari Kask. Tema osaks saab paraku kalli koduõe asemel mingi plahvatuses laiali paiskuva rõnga ehk vastu päikest pildistatud tühja koha kui maha põletatud küla ja hinge hävingu allegooria jäädustamine. Ainult foto äärtel võib näha veel üksikuid säilinud riismeid, nagu kodanlike igandeid, ütleme niimoodi. Selle augu äärel konutavad põletatud maa ebaõnnestunud pärijad. Kas Matsi Põhi on hoopiski tühi tähistaja või valge auk, mille seintele kodeeritakse tasapindseks tapeedistuda ähvardav informatsioon? Nii jõuame välja Lacani psühhofilosoofia, tühja tähistaja hinge või subjekti kui tühja tähistaja psühhofilosoofia, CERN-i tuumafüüsika ja Stephen Hawkingi musta augu kosmoloogia juurde välja. CERN meeldis Enele eriti. See torn on ju täiesti CERN-i kogu. Ja Hawking ütleb, eks ole, et info ei kao kõiki imamasse musta pommiauku, vaid projitseeritakse kahemõõtmelisele musta augu servale. Ja Ene Mihkelson, kui me näeme, on lihtsalt keskel on valge auk ja seal ääre peal ühte-teist on siis kodeeritud, mis veel järele jääb. Täiesti analoogiline Hawkingi kosmoloogilise nägemusega. Ja suurim hirm on, et buldooser sõidab ilma nimeta peeglist üle ja nimi ei jõuagi lõplikult kohale, jääb poolele teele. Nii, Ene Mihkelsoni proosadebüüdist saab kohe 40 aastat, kuid kogu tema hilisem problemaatika ja esitusviis on selles alguses stsenaariumina kohal. Järgneb pigem järjest laienevate punktide ja ringide samaväärse süvenemisega lahti ja ümberkirjutamine. Varasemate kõrval ka uute aspektide avamine. Tagantjärele on see väga põnev, silmi avav ülelugemine. Meil tuleb püüda ka tema varasemaid sotsiaalset peitust mängivaid tekste mõista, nende hämarusi osaliseltki ära aimata,
milleks on kahtlemata abiks võrdav ajalooline vaatepunkt ja lähilugev ülelugemine. Mihkelsoni esimesed 3 pikka romaanjutustust on avaldatud oludes, kus ei olnud alati lubatud otsesõnu öelda, mis kõik võis olla hinge peal, kellelgi üksi või paljudel koos. Need kindakirjad, kuhu kooti sisse kindakudumise, püsimajäämise käitumuslikud mustrid, nagu ta ütleb, olid loodud nõnda, nagu toona ülepea võimalik. Varjavalt, vihjavalt, sisekaemuslikult hämarasse subjektiivsesse tajusse uppunult. Ometi üllatume väga, kui ühtäkki taipame, kuidas terav inimese, ühiskonna ja inimkonna kriitika ilmutab end täies jõus ning ilus ja oleme omale tagasi võitnud 3 unustatud, kuid tegelikult uut sõnakunsti teost jutustava sisevaatepunkti ehk pingelise teadvusevoolu žanris. Hakkan lõpetama. Matsi põhja arvustades kirjutas kord Viivi Luik, kelle jutustus Salamaja piir jagas üksjagu sama stilistikat samal ajal, et kirjanik Mihkelson ei vabanda kedagi ega halasta kellelegi, ka Mihkelsonile mitte, vaid valgustab inimhinge varjatud ning mahasalatud kihte täiesti ootamatust suunast ning ootamatul taustal. 1984. Ning Sirje Kiin, veel üks julge naine, kes üritas põhjalikult käsitleda mitmetähenduslikku iseenesele osutavat, modernistlikku tuumnarratiivi dekonstrueerivat metafiktsionaalsust, söandas koguni väita, et Mihkelsoni romaan Korter on esimene postmodernistlik teos Eesti kirjanduses. Ja võib-olla Sirje Kiin oli üldse esimene, kes hakkas rääkima kirjandusest ja postmodernismist. See oli 1986. Kujundikeele paljuses põhjustab, et eelnev jutt oli vaid minu kui ühe mängija nägemus mängu ilust Mihkelsonilikel pingeväljadel. Igaüks loob muidugi omaenda partrii, mis osalt kattub, teisalt aga kindlasti erineb kirjaniku enda või tema tõlgendajate meeles mõlkuvast. Olgugi mitmeajaline partituur või malenupud ette antud ja kõigile justkui need samad. Ja lõpetan oma puändiga. Kui tähistasime 70. palus ERR-i portaal minult iseloomustavat nupukest. Otsustasin teha eneliku stiilijäljenduse. Siin see on, aga ärgu jäägu see viimaseks sõnaks. Pastiš Ene Mihkelson, sulgudes 70. Ajad aegade hämarusest paistavad selgemalt, kui nad on värvitud. Hommiku udus liigutab rohtu pisarateni härmas tuul. Lehed sahisevad, raadio ragiseb. Kuhu sa lähed, kui esimesed lahkujad hakkavad juba saabuma? Küsija suu pilve seest muigutab, nagu üks ainus suur kõrv. Mõtleks vaid, mida, sest üle pea arvata. Pääsu ei ole, tihane, on leevike. Linnutee piimatilk eksleb laotuse lagedal, kuni kaob nagu vits admiral vette, kus tetraeder on ankrus. Aitäh. Ma ei raatsinud Ornet katkestada. Aga ma läksin üle aja. Meil on meil on aega võib-olla 2 küsimuseks. Siis ma tulin toime. See nali on selles, ma pidin nalja tegema. Nali on selles, et siin, ütleme, poliitilist nalja teha, lõppida. Eile ma vaatasin, kus Marju väga ägedalt võttis EKRE vastu sõna. Et siin nagu, ütleme, sotsiaaldemokraatia ja EKRE tetraeedrid on nagu vastandatud. Kas üks on ühe sees või teine on tulnud teisele ette ja lükkab teise tagaplaanile. Et selline poliitiline lõõp tuli mulle pähe. Irv kui tuntud ekrelane ja ene kui tuntud sotsiaaldemokraat. Aga see on nali tõesti. Väike huumor lihtsalt. Kõik. Tundub, et on mõtteline saime. Aitäh!